20. novembril leidsid möödakäijad Kungla 38 asuva puumaja lagunenud kuurist 1932. aastal sündinud hilja surnukeha. Asotsiaalset eluviisi harrastanud vana naine oli kuuris raudtoruga surnuks pekstud. Kohalikele majaelanikele, kes olid kodutul naisel lubanud oma kuuris elada, oli selline asjade käik vapustuseks. Kes võis tappada? Ma ei tunne seda noormest ka, kes siia käis lihtsalt juttu ajama. Ta ütles, et see on tema tuttav. Ma küsisin, tuli tagasi ja siia ma ütlesin, et siia sisse minna ei või. Siin on siiski inimene. Ja teil ei ole siin ühtegi asja. Mis te siia kõnnite? Ei mitte midagi. Ja siis see väike tüdruk ütles, me võime sinna minna. No jah, see oli tema siis tütar. Või jumal. See on lihtsalt tapetud. Nii rõvedalt. Ja keegi tuli sealt keldri uksest või aknast öösel sisse. Tuli keldri kaudu sinna ülesse ja tegi sealt koridori selle ukse lahti. Väga närviline oli see 21. korteri inimene. See on see Liida Leebedeva. Väga närviline, mis seal viga oli, ei tea. Kas ta tõesti on surnud? Kuidas kogu tõde teada saada, sellegi peale jõudsid kohalikud inimesed juba kiiresti mõelda. Tegu pole just klassikaliste meetoditega, aga siiski. See vana inimene seal tänavapoolses majas, see käib kuskil Valgevases seesmisi hääli. Tema otsib neid hääli. No ta tuleb siia nüüd inspekteerib, siia tulevad nüüd koerad ka, need inspekteerivad ka. Kes siia siis tuli ja kes see õige tapja siis oli? Tapja otsimine jäägu ikka politsei teha. Need, kes sisemisi hääli kuulevad, nemad jäägu oma liistude juurde. Ometi tuleb tunnistada, et Kungla tänaval käib vist politsei üsna harva, sest isegi politseiautot ei tunne kohalikud inimesed teinekord ära. Ja mis saab nüüd edasi teha? Viite kuhu? Laboratooriumi? Selle taksoga.